kooli jätkame. Eelmine evangelismikool oli natuke teistsugune, oli siis niisugune nagu palvekoosolek ja ma usun, et Jumal kindlasti tegi midagi väga vägevat, sest et palved alati annavad vilja, sest et kui need tulevad õigete inimeste südametest, siis Jumal vastab meie palvetele. Ja me oleme juba näinud vilja siinsamas tänavatel, me oleme juba näinud, kuidas Jumal on liikunud, kuidas inimeste südamed on aina pehmemaks läinud, kuidas Jumala sõna on töötanud ja see on meie enda silme all nagu lahti läinud, kuidas Jumala sõna töötab, kuidas evangeelium töötab, kuidas püha vaim töötab nende inimeste südametes, kes vajavad teda nii väga. Ja täna ma räägin sellisel teemal, ma panin sellele pealkirjaks lõikus on valmis. Amen. Lähme vaatame Johannese 4. peatükki. Ja Johannese 4:34 ütleb niimoodi. Jeesus ütleb neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et on veel 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, ma ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks. Need on Jeesuse sõnad, et lõikus on valmis, et põllud on valged lõikuseks. Ja kui Jeesus on midagi öelnud meile, siis me ei vaata selle peale, mida me näeme oma silmadega, vaid me vaatame selle peale, mida Jumala sõna ütleb. Täpselt samamoodi nagu kui Jumala sõna ütleb, et tema haavade vermete läbi me oleme terveks saanud, siis see, mida me füüsilises maailmas näeme, see ei defineeri meie jaoks seda, mis on tõde, vaid tõde on see, mis on Jumala sõnas. Ja kui Jumala sõna ütleb, et põllud on valged lõikuseks, siis järelikult nad on valged lõikuseks. Ja vahest inimesed ütlevad, et ma olen ka kuulnud, kui me oleme läinud vahest mõndadesse teistesse linnadesse või linnaosadesse ja inimesed ütlevad, et meil on siin kõva pinnas. Inimesed siin üldse ei taha vastu võtta ja inimesed on siin kõvade südametega. Aga mida ütleb Piibel? Piibel ütleb, et lõikus on valmis. Ja evangeelium ei küsi, kas pinnas on kõva või pinnas on pehme. Evangeelium töötab kõigile. Üks kuulus evangelist ütles ka, et see sama evangeelium töötab nii Ameerikas kui ka Aafrikas. See töötab nii Aserbaidžaanis kui ka Bulgaarias. Vahet pole kus. See töötab igal pool, sest et see on päästeks igaühele, kes usub. Ja seal ei ole erandeid. Evangeelium on päästeks igaühele, kes usub. Vaatame Matteuse 9. peatükki. Matteuse 9 loen 37. salmist. Vaatame 36 salm. Aga kui ta rahva hulki nägi, oli tal hale meel nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Paluge siis lõikuse issandat, et ta läkitaks töötegijaid välja oma lõikusele. Vahest mõned inimesed võtavad selle kirjakoha ja ütlevad, väga hea, palume. Ja me peaksimegi paluma. Ja me peaksime paluma lõikuse issandat, et ta läkitaks töötegijaid. Aga kes on need töötegijad? Ja vahest inimesed lähevad selle varju nagu, et ma ei ole päris see, kes läheb ja kuulutab, aga ma võin palvetada. Ma tulen palvekoosolekule, ma palvetan, et töötegijad läheksid välja lõikusele, nagu Piibel ütleb, ja ma palvetan seda. Aga tihti, mis Jumal teeb, Jumal keerab sulle vingerbussi heas mõttes. Sa mõtlesid, et sa tuled palvekoosolekule ja hakkad palvetama, et töötegijad läheks välja. Ja mida rohkem sa hakkad palvetama, et töötegijad läheks välja, seda rohkem Jumal hakkab sinu südamega rääkima, et sa läheks välja. Seal oli üks lugu mõnisada aastat tagasi, kus Saksamaal ühes linnas
oli selline küla ja seal külas inimesed hakkasid koos palvetamas käima ja Jumal pani nende südametele, et palvetada just sellesama kirjakoha põhjal, et paluda, et töötegijad läheks välja oma lõikusele. Ja nemad olid ühes väikses Saksamaa külas. Nemad maailmast ei teadnud suurt midagi, aga nad olid kuulnud erinevatest riikidest ja nad hakkasid palvetama erinevate riikide eest, üle mereriikide eest, saarte eest, üle maailma erinevate riikide eest. Ja lõpuks juhtuski see, et sellest palve liikumisest selles väikses külas sündis üks missiooni liikumine, mis läks üle terve maakera ja tegelikult läbi selle algas üks vägev Jumala liikumine, kus missionäre hakati välja saatma üle maailma aina rohkem. Ja Jumal, see on see viis, kuidas Jumal tegutseb meiega. Kui me hakkame palvetama selles suunas, siis Jumal hakkab tegelikult meie enda südamega rääkima. Mine sinna, kuuluta temale, mine sinna linna, mine oma naabri juurde. Ja Jumal hakkab meid kõnetama, nii et sa ei pääse sellest. Aga mis siin veel ütleb 37 salm, siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju. Amen. Kui lõikus ei oleks valmis, siis lõikust ei oleks palju. Aga kui lõikust on palju, järelikult lõikus on valmis. Kui Jeesus ütleb siin, et lõikust on palju, järelikult seal on palju lõikust. Ja me ei peaks vaatama oma linnaosa või oma linna või oma riigi peale selliste silmade läbi, et et meie inimesed on nii kinnised ja nad ei kuule midagi. See on vale. Piibel ütleb, et põllud on valged lõikuseks ja lõikust on palju. Ja me oleme tegelikult oma silmadega siin samas näinud, et kui me läheme välja ja me kuulutame evangeeliumi, inimesed hakkavad aina rohkem vastu võtma. Ja see ongi lihtsalt see, et inimesed on olnud pimestatud saatana poolt ja tema valede poolt. Aga nüüd, kui meie hakkame seda valgust tooma, siis inimesed hakkavad aina avatuvamaks minema ja nende silmad hakkavad avanema ja nad näevad, et ma vajan Jeesust. Vaatame 2. Korintuse 4. peatükki. Teise Korintuse 4, loen 3. salmist. Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, siis see on kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad, kellede uskmatud meeled selles inased maailma Jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju. Ehk siis siin me näemegi seda, et selle maailma Jumal, ta räägib kuradist, on pimestanud need inimesed ja sellepärast nad ei näe evangeeliumi valgust. Aga nüüd, mida meie saame teha, on see, et me lähme ja kuulutame evangeeliumi, mis on päästeks igaühele, kes usub. Ja mida rohkem me seda valgust nagu särame sellesse pimedusse, seda rohkem need inimesed hakkavad nägema. Ja see on tegelikult huvitav, et kui sa mõtled näiteks riikide peale, kus on kõige vähem kristlasi hetkel, võib-olla mõned islamiriigid või sellised riigid, kus on mõni teine religioon väga prominentne, siis miks tihti on need riigid sellised, nagu nad on? Sellepärast, et seal on valitsevad inimesed, kes on sellisest religioonist ja nad on peale surunud seda religiooni selles riigis. Nii et me näeme jällegi, kui tähtis on palve meie oma riigi eest, et meil oleksid õiged valitsejad, et meil oleks õiged inimesed Riigikogus ja valitsuses. Ja sellest sõltub väga paljuski see, kuidas inimesed mõtlevad ja kas vaenlane saab nende mõtteid pimestada. Kas vaenlane saab neid pimestada? Sest et kuidas inimesi pimestatakse? Meedia, kool, kõik see info, mis tuleb väljaspoolt, see tegelikult kas pimestab või valgustab nende südameid ja nende mõtteviise. Kui inimene on harjunud mõtlema, nagu kurat mõtleb, kõik lihahimud, kõik halvad teod, kõik kurjus, kui ta on harjunud sellega ja see on kogu aeg tema ümber, siis ta ongi pimestatud. Aga nüüd, kui me toome valgust aina rohkem tänavatele ja inimeste juurde, siis nad saavad nagu pihta Jumala valgusega. Ja nüüd see hakkab muutma neid samm haaval. Ja vahest mõne inimesega see võtab aega. Me külvame ja me külvame veel ja me kastame veel ja me kastame veel ja me kastame veel ja lõpuks see seeme, mis on sinna mulda pandud, see nagu surub läbi sellest maapinnast
ja see seeme kannab vilja, mis on tema südamesse istutatud. Nii et me peame olema järjepidevad. Vaatame Jeremiia 23. peatükki. Ja siin ta räägib sellest, missugune on Jumala sõna. Ja Jumal ise siin räägib. Jeremiia 23:29. Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Jehova, või nagu vasar, mis purustab kalju. Nii et Jumal ütleb, et tema sõna on nagu vasar, mis purustab kalju. Ja tihti vahest inimestel ongi nagu sellised kivised südamed. Neile lihtsalt nende asjade pärast, mida nad on vastu võtnud maailmast, kuidas nende mõtlemine on muudetud maailma poolt, ateistliku maailma poolt, kus nad mõtlevadki, Jumalat ei ole ja nende mõtted on nagu sõgestatud ja pimestatud ja nagu tuimaks tehtud selle maailma poolt. Aga nüüd Jumala sõna ütleb, et Jumala sõna on nagu vasar, mis purustab kalju. Kui sa mäletad seda lugu, kus Mooses, Iisraeli rahval oli vett vaja ja Jumal ütles, et seal oli üks kalju, et ta lööks selle kepiga vastu kaljut ja seal tuli vesi välja. Jumala sõna on nagu see vasar, millega sa lööd vastu seda inimese südant justkui ja sealt tuleb see eluvesi välja. Nüüd sa pääsed ligi sellele pehmele südamele, millega Jumal saab tööd teha, kuhu Jumal saab rääkida. Ja vahest ongi vaja, kui sa mõtled ühe vasara peale, siis just nagu vasar on tihti selline suuremat sorti haamer, eks ju. See ei ole lihtsalt see väike haamer, millega sa naela lööd sisse, aga see on midagi suuremat, millega sa saad näiteks kive purustada. Ja kui sa oled vaadanud näiteks suvefilmi, siis suvefilmis nad lõid kive katki suurte vasaratega, eks ju. Ja kui sa lööd seda kivi, siis see ei lähe alati esimese löögiga katki. See võtab võib-olla mitu lööki. Ja kui sa kujutad ette, kui seal oleks mingisugune kivisein ja sa tahad sellest kiviseinast läbi lüüa, siis sa lööd ühe korra, ei ole midagi. Lööd teist korda ja väike pragu tuleb sisse. Ja nüüd sa näed seda pragu, sa mõtled, okei, ma löön vastu seda pragu, siis tuleb veel suurem pragu. Ja mida rohkem sa sinna ühte kohta lööd, seda rohkem see hakkab lahti pragunema, kuni seal on auk sees ja see müür on maha lõhutud. Ja samamoodi meie saame Jumala sõnaga seda inimeste kivist südant justkui nagu maha lõhkuda. Ja võib-olla sa oled ka märganud, kui sa oled evangeeliumi kuulutanud, kus sa hakkad kellegagi rääkima ja alguses tundub, et see inimene, ta ei võta üldse vastu. Ta on täitsa vait, ta ei taha nagu sind üldse kuulatagi, tahab nagu pigem ära minna, aga mida rohkem sa Jumala sõna räägid talle ja räägid, seda rohkem ta süda hakkab nagu pöörduma ja ta hakkab huvi tundma selle vastu, mida sa räägid. Ja lõpuks täitsa võimalik, et annab oma elu Jeesusele, sest et sa pidevalt nagu selle vasaraga lõid seda kivist südant, kuni see murdus lahti ja nüüd ta võtab vastu Jumala. Nii et me peame olema järjepidevad Jumala sõnaga. Et kui me läheme ka inimeste juurde, et me ei kardaks seda, et mis ta minust arvab, mitte, et me peame nüüd nagu peale suruvad ja sellised ebaviisakad olema, aga kui sa tunned oma südames, et see inimene tegelikult on valmis praegu selleks ja et sellele inimesele peab lihtsalt rääkima Jumala sõna, siis tee seda julgelt. Ja sa ei pea seda kuidagi peale suruvalt tegema, et kuidagi sunniviisil, aga sa annad talle seda, mida sul on. Sa annad talle seda armastuses, sa annad seda läbi Jumala armastuse, et mul on reaalselt midagi, mis võib sind aidata, mis võib sinu elu muuta praegu. Ja anna talle Jumala sõna. Püha vaim hakkab sulle erinevad kirjakohti meelde tuletama. Ja anna seda inimestele nagu sellisel viisil, et nad suudavad seda vastu võtta. Vahest võib-olla me peame ennast nagu märkama, et vahest me oleme koguduses hästi harjunud selliste kristlikute kõneviisidega. Näiteks, ma ei tea, mis sõnad, näiteks on mingid võidmine näiteks, eks ju. Kui ma lähen inimeste juurde, hakkan neile rääkima, et Jumal tahab sind oma võidmisega täita, siis nad mõtlevad, et huvitav, mis see tähendab? Võidmine. Kas see on mingisugune, et Jumal paneb mulle võid peale või mis siin toimuma hakkab? Aga räägime neile arusaadavas keeles.
ja räägime Jumala tõdesid või näiteks, et Jumal tahab sind talle veres puhtaks pesta. No nii, mis see nüüd tähendab? Lamba verega hakatakse mind pesema. Aga räägime sellest, et kui Jeesus oli seal risti peal, siis tema veri voolas, aga see ei olnud lihtsalt veri, vaid selles veres on vägi, et sinu süda puhtaks pesta kõigest patust, mida sa oled kunagi teinud. Ja Jumala, kasutame siis seda vägi näiteks võidmise asemel, sest et nad on üpriski sarnased sõnad, et Jumala vägi tahab sind vabaks teha praegu. Jumala vägi tahab sind terveks teha. Ja kui me külvame seda sõna nende inimeste südametesse, siis see kivi hakkab pragunema ja pragunema ja pragunema, kuni see täiesti läheb katki ja nad võtavad Jeesuse vastu oma südamesse. Ja mõndade inimestega võtab see rohkem aega, mõndadega vähem. See täiesti oleneb inimesest, kellel on nii-öelda süda, mis on pehme või süda, mis on kõva. Aga fakt on see, nad on kõik valmis lõikuseks. Nad on kõik valmis lõikuseks. Lihtsalt mida nad vajavad on Jumala sõna, mis purustab selle kivis. Ja seal all on tegelikult üks pehme süda, mis on valmis võtma Jumala vastu oma südamesse, sest et iga inimene tegelikult on loodud selleks, et neil oleks suhe Jumalaga. Jumal lõi meid kõiki enda näo järgi, olenemata, kas sa oled kristlane või mitte kristlane. Need inimesed, kes on maailmas, ta lõi neid samuti oma näo järgi. Ta lõi nemad samuti selleks, et nad oleksid suhtes elava Jumalaga, et nad tunneksid Jumalat, et Jumal tunneks neid. Ja kui me külvame seda sõna, siis see hakkab nende südamega tööd tegema. Ja nad tunnevad ära oma südames, et vau, see ongi see, mida ma olen alati otsinud. See on see, mida ma vajan. Ja see on see, milleks ma olen loodud. Mulle meeldis, kuidas eelmine laupäev me kohtusime Mallega seal ühe füüsikaõpetajaga tänava peal. Ja kui me hakkasime evangeeliumit kuulutama, siis tema esimene vabandus oli, et ma olen füüsikaõpetaja. Et mis te minust ootate, et kas mina peaks tõesti Jumalat uskuma. Aga siis Malle rääkis nii hästi, et tead, Jumal lõi sinu ka füüsikaõpetajaks. Et Jumal tegi sinu samamoodi. Et teha see evangeelium isiklikuks nendele inimestele. Olenemata, oled sa füüsikaõpetaja või oled sa, ma ei tea, filosoof või mingi teadlane või mis iganes asi, mis võib tunduda Jumalast niivõrd kauge, siis Jumal pani need igatsused sinu sisse. Kui sa oled füüsikaõpetaja, Jumal pani selle igatsuse sinu sisse, et tunda seda maailma, mõista seda maailma. Ja sest et Jumal ise lõi selle maailma ja tema pani sinu südamesse selle igatsuse. Ja teeme selle evangeeliumi isiklikuks inimestele ja see hakkab puudutama nende südameid. Vaatame Hesekieli raamatusse. 47. Midagi, millest me rääkisime ühes evangelismi koolis ka, oli see, et kui Jumal räägib oma sõna, nagu ta rääkis Piibli alguses, et saagu valgus, siis valgus sai. Ja kui Jumala sõna on välja räägitud, siis püha vaim alati kinnitab Jumala sõna. Ja me näeme seda apostlite tegudes ka, kus Jumal, Piibel ütleb, et püha vaim kinnitas Jumala sõna kuulutamist tunnustähtede imedega. Ja kui meie kuulutame seda Jumala sõna ja me nii-öelda lööme selle haamriga seda kivist südant puruks, siis Hesekiel 47, ma loen 8. salmist. Ja ta ütles mulle, need sinased veed voolavad idapoolseile aladele, jooksevad alla lagendikule, jõuavad merre, nende merre jõudes paraneb seal vesi. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu see jõgi iganes tuleb, virguvad ellu. Ja seal on väga palju kalu, sest kui need sinased veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Nüüd me teame Piiblis, kui ta räägib jõest, kui ta räägib veest, siis tihti see on just võrdpilt pühast vaimust, püha vaimu liikumisest, pühast vaimust. Ja siin ta ütleb, et kuhu iganes see jõgi tuleb, seal virguvad kõik ellu, seal on elu.
ja me teame, et püha vaim on meie sees, püha vaimu jõed on meie sees. Ja me saame uskuda seda, et kui me läheme nende inimeste juurde, siis tegelikult reaalsus on see, need inimesed, kes on ilma Jumalata, nad on sisemiselt surnud. Ja nende sees ei ole Jumala elu, nende sees ei ole igavest elu. Aga meie sees on igavene elu. Ja Piibel ütleb, et Jeesus rääkis seal kaevu ääres Samaari naisele, et kui sa jood seda vett, mida mina sulle annan, ehk siis püha vaimu, siis sinust saavad voolama elava vee jõed, mis voolavad igavesse ellu. Ja meie sees on need elava vee jõed ja kuhu iganes meie läheme, seal hakkavad inimesed virguma ellu. Samamoodi, nagu siin ta ütleb, kuhu iganes see jõgi läheb, seal nad virguvad ellu, siis jõgi on meie sees. See püha vaimu jõgi on meie sees. Kuhu iganes meie läheme, inimesed virguvad ellu. Ja siin me saamegi uskuda seda, et samamoodi nagu me kasutame Jumala sõna nagu haamrit, me purustame selle kivise südame, siis nüüd Piibel ütleb, et püha vaim kinnitab Jumala sõna tunnustähtede imedega. Me saame uskuda, et need tunnustähed ja imed hakkavad toimuma ja et inimesed virguvad ellu. Ükskõik, mis nende elus võib olla surnud, siis need asjad hakkavad virguma ellu. Nii et me toome püha vaimu alati endaga kaasa, kui me läheme tänavatele. Ja sa võidki mõelda seda niimoodi, et kui ma lähen ühe inimese juurde, siis ma hakkan talle sõna kuulutama. Ja ma võtan selle nii-öelda haamri kätte ja ma hakkan seda kõvast või seda kivist süda nagu murdma lahti Jumala sõnaga. Sa ei pea agressiivne olema, aga lase Jumala sõnal oma tööd teha. Kui sina külvad seda sõna, siis see Jumala sõna teeb tööd tema sees. Ja nüüd usu seda, kui mina räägin Jumala sõna, püha vaim hakkab kinnitama seda tunnustähtede imedega. Nii et ole tähelepanelik. Vahest, kui sa räägid evangeeliumi, vähemalt mul on küll nii, et ma vahest nagu kuulan ennast kõrvalt lausa, sest et see tuleb nii minu seest välja, et sa kuulutad ja siis sa kuulad, et see oli päris hea asi, mis ma ütlesin. Aga ma ei mõtlegi oma peaga seda, sest see tuleb minu vaimust. Ja paned tähele, mida püha vaim inspireerib sind ütlema. Vahest sa lähed üldse tervenemise teema peale ja hakkad rääkima, et Jeesus tahab sind terveks teha. Ja küsi talt, kas sul on midagi, mis vajab tervenemist. Ja usu seda, et Jumal tahab siin ja praegu kinnitada oma sõna tunnustähtede imedega, et see elujõgi tahab tulla selle inimese ellu ja elustada need asjad, mis on tema elus surnud. Ja vahest inimesed vajavad lihtsalt puudutust püha vaimu käest. Vahest nad lihtsalt vajavad seda, et kas ma võin sinu eest palvetada. Ma ei tea, mis sinu elus praegu toimub, aga Jumal teab. Ja ma lihtsalt palvetan sinu eest. Ma lihtsalt panen oma käe sulle õla peale, ma palvetan Jumal õnnistada teda, Jumal täida teda oma rahuga, täida teda oma rõõmuga. Ja võib-olla Jumal annab sulle palve ajal need sõnad, mida palvetada välja üle tema elu ja need lähevad täppi. Täpselt see, mida ta vajab sel hetkel. Ja selles hetkes püha vaim saab puudutada tema südant oma ligioluga. Ja kui nad kogevad Jumala ligiolu, siis see on midagi, mida nad ei saa maailmast. See on midagi väga teistsugust. Vahest olen kuulutanud inimestele ja isegi kui nad on pigem on hakanud vastu ja nad ei ole tahtnud sinuga rääkida. Ja siis sa pakud neile, kas ma võin sinu eest palvetada. Ja siis nad ütlevad, okei, tee siis see palve ära, eks ju, saan sust lahti lõpuks. Ja ma teen ühe kiire palve nende eest. Üldse ei võta kaua aega, võib-olla 30 sekundit ainult. Õnnista teda Jumal, täida teda oma püha vaimuga, täida teda oma ligioluga, näita talle, et sa armastad teda. Ava tema südame silmad, et ta võtaks su vastu oma südamesse. Ja ma lõpetan palve ära ja sa näed selle inimese pilgust, et midagi just juhtus. Aga nad vahest ei julge isegi öelda seda sulle, et midagi juhtus, vaid lihtsalt ütlevad, okei, aitäh ja lähevad ära, eks ju. Aga sa näed nende silmadest, nad said praegu puudutatud. Nad praegu kogesid Jumalat. Ja see asi jääb nendega igaveseks, see jääb nendega elu lõpuni meelde. Ja nad ei saa sellest lahti ja Jumal hakkab nendega tegelema. Kas sa mäletad, kui see inimene palvetas sinu eest seal? Kas sa mäletad, mida sa kogesid? Ja nad ei saa seda mitte kuskilt maailmast. Ja nad võib-olla jäävadki otsima seda, kust ma saan seda, et kuni nad lõpuks pöörduvad Jumala poole. Ütlevad, et okei, Jumal, ma vajan seda rahu, ma vajan seda rõõmu, mida ma kogesin seal tänava peal. Nii et ärme alahinda neid väikseid olukordi, kus võib-olla need inimesed tunduvad kinnised, aga see üks lihtne palve või vahest isegi üks lihtne lause, mis sa ütled, see võib muuta inimese elu.
See võib olla seeme, mis jääb tema sisse ja nüüd hakkab tööd tegema tema sees. Sest et et Jumala sõna on nagu haamer, mis purustab kalju, see Jumala sõna haamer jätkab oma tööd, isegi kui see inimene läheb ära, sest see sõna jääb temaga. See sõna jääb tema sisse ja see jätkab oma tööd tema sees. Vaatame psalmidesse 84. Psalmid 84, loen 6. psalmist. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Sa näed siin seda, et nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Jumal ei ole meid loonud, ma olen kasutanud seda võrdlust enne ka, Jumal ei ole meid loonud termomeetriteks, vaid ta on loonud meid termostaatideks. Nüüd, mida see tähendab? Termomeeter on see, kes ta kohandub selle temperatuuriga, mis on tema ümber, eks ju. Termomeeter näitab sulle, mis kraad sul parasjagu toas on. Aga termostaat on midagi sellist, millega me saame seda masinat seal muuta, eks ju. Kui sa tahad, et kui sul on toas külm ja sa tahad, et su toas oleks 21 kraadi, siis sa paned 21 kraadi ja see muudab selle toa temperatuuri. Nii et Jumal on meid teinud nendeks, kes saavad muuta olukordi, kes saavad muuta inimesi, kes saavad muuta oma eluolukordi samamoodi Jumala väe abil. Me ei peaks kunagi, nagu ta ütleb siin, et nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Kui me ei peaks kunagi mõtlema, nagu ma rääkisin, et minu linnas inimesed on nii kinnised ja inimesed ei võta üldse vastu evangeeliumi. Aga tead, et sinu sees on see vägi, et seda olukorda muuta. Me jääme nagu apaatseks selles suhtes, et me näeme seda välist olukorda, kuidas inimesed on ateistid, inimesed ei võta vastu, inimesed ei kuula ja nii edasi. Ja me ei tee midagi selleks, et seda muuta. Ja me jääme apaatseks. Aga tegelikult Jumal on pannud meie sisse selle väe, et muuta seda olukorda. Et tuua nendesse kohtadesse, mis on väliselt surnud Jumala elu. Et muuta need kõrbed oaasideks. Vaatame Jesaja raamatusse. See on üks huvitav peatükk, Jesaja 35. Ja see on nagu Jumala iseloomus, talle meeldib seda teha, et talle meeldib võtta olukorrad ja inimesed, mis tunduvad täiesti nagu kõrbed, tühjad, elutud. Ja talle meeldib teha nendest üks kõige elurikkam koht üldse. Jesaja 35, ma lihtsalt loen siit algusest. Kõrb ja liivik rõõmutsevad, Nõmme maa hõiskab ja õitseb nagu liilia. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha Jehova toredust, meie Jumala ilu. Kinnitage lõtvu käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Ütelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Vaata, teie Jumal kättemaks tuleb, teie Jumala karistus, tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletuma keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrves ja ojad Nõmme maal. Nüüd veed keevad üles kõrbes, see räägib mingisugust kohast, kõrb, kus on täiesti kuiv ja nüüd sinna tulevad veed sisse. Nüüd, miks ta räägib siin enne, et avavad pimedate silmad, kurtide kõrvad lähevad lahti, hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletuma keel hõiskab, sest Jumal tahab imesid teha inimeste eludes. Ja see on täpselt see, mis juhtub, sest me räägime, püha vaim on nagu vesi, eks ju. Ja püha vaim tuleb selle inimese elu nagu kõrbe sisse ja ta toob need imed tema ellu, mis iganes ta vajab, olgu see siis tervenemine, olgu see siis finantsime, täpselt samamoodi me saame uskuda. Sest et vahest nagu me ei mõtle sellele, aga tead, et samamoodi nagu Jeesus tervendas inimesi, Jeesus tegi ka finantsimesid inimeste eludes. Ta ütles, kellele ta ütles seda, et mine püüa kala, eks ju.
kes see oli? Peetrusele, ütles, et mine püüa kala ja sa leiad tema suu seest selle raha, mida sa vajad, eks ju. Samamoodi, kui inimene tuleb meie juures nagu tänaval ja me hakkame rääkima temaga evangeeliumi ja võib-olla vahest mõned inimesed avavad ennast sinuga ja räägivad, et tead, mul on see asi ja mul on see probleem ja nii edasi. Ja kui nad räägivad sulle, et tead, ma olen pankrotis omadega või mul on rahaliselt väga raske olukord, Jumal saab teda aidata. Ja Jumal saab tema elus ühe ime teha. Vabalt, see ei ole mingi probleem. Nii et samamoodi nagu Jumal tahab inimesi terveks teha, Jumal tahab neid aidata finantsiliselt. Jumal tahab näidata neile oma vägevust, kus järgmine päev või järgmine nädal neile tuleb lihtsalt üks tšekk lauale, eks ju, või keegi annab neile suure summa raha ja nad mõtlevad tagasi, et tead, seal tänava peal see inimene palvetas minu eest ja midagi täiesti üleloomulikku juhtus minu elus. Nii et Jumal tahab tuua need elujõed inimeste kõrbetesse. Sest et reaalsus on see, et need inimesed, kes on Jumalast eemal, siis nende elu ongi nagu kõrb. See ei kanna vilja, see on tühi. Aga Jumal tahab sellesse tuua elu. Ja see elu on püha vaimu vägi. Ja seda püha vaimu väge me kanname endaga kaasas. Nii et me ei ole termomeetrid, me oleme termostaadid. Amen. Kui me läheme tänavatele, siis me ei peaks mõtlema, et jälle need inimesed, kes ei kuula, jälle nad ei taha mind kuulata, jälle nad sõimavad mul näo täis või jälle nad vaatavad mulle imeliku pilguga. Ei, aga näeme neid inimesi läbi Jeesuse silmade. Lõikus on valmis. Lõikus on valmis. Kui sa hakkad nende inimeste peale sellise pilguga vaatama, et ta on valmis, siis sa vaatad tema peale hoopis teise pilguga. Sa vaatad tema peale Jumala armastuse silmade läbi. Sa vaatad, et tead, inimene, Jeesus tahab sinu südamesse tulla täna. Sa ei pea ootama, tahab juba täna sinu südamesse tulla. ja sa näed neid nagu valmis. Ja tead, isegi kui nad kohe ei võta Jeesust vastu, siis see seeme läks nende südamesse. Ja see vasar teeb tööd nende südames. Ja Jumala püha vaim teeb tööd nende südames. Ja näeme neid nagu nad on valmis. Lõikus on valmis. Olenemata, kuhu me läheme. See ei olene, kas inimesed väliselt on külmad või soojad või valmis või mitte valmis. Jumala sõna on see, mis teeb tööd nende sees. Ja evangeelium on päästeks igaühele, kes usub. Vaatame Luuka 17. Luuka 17:21. Loen 20. salmist. Aga kui variserid temalt küsisid, millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile ning ütles, Jumala riik ei tule tähelepanu äratudes. Ei ütelda aga mitte vaata siin, ei vaata seal, sest ennäe, Jumala riik on seespidi teie sees. Jumala riik on minu sees. Amen. Ja samamoodi nagu Jeesus ütleb siin variseridele, et te ei pea vaatama vaata siin või vaata seal, sest Jumala riik on sinu sees. Vahest me kristlastena võime ka nagu langeda sellesse kiusatusse või auku, et me vaatame, et kust tuleb see välismaa jutlustaja või kust tuleb see vägev Jumala liikumine, mis ärataks Eesti üles. Aga see on sinu sees. See on sinu sees. Sa ei pea kaugemale vaatama. See on sinu sees. Amen. Tänu Jumalale, vägevate Jumala sulaste eest ja me peaksime olema põnevil, kui nad tulevad Eestisse ja võtma kõik vastu, mis võtta annab. Aga me peame mõistma seda, see on meie sees. Jumala kuningriik on meie sees. Ja Jumala kuningriik, vaatame Matteuse 13:33, siin ta räägib Jumala kuningriigist, et missugune on nagu Jumala kuningriigi iseloom. Matteuse 13:33. Teise tähendamissõna ta rääkis neile. Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas 3 vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Kes on teinud hapusaia või leiba või mis iganes, siis ta teab seda, et kui sa paned selle juuretise sinna taigna sisse, siis see võtab natuke aega ja nüüd kogu see taigen on hapnenud.
ja samamoodi siis ta toob selle võrdluse Jumala kuningriigiga. Nüüd me lugesime, see on meie sees. Järelikult Jumala kuningriik ei peaks lihtsalt jääma meie sisse. Kui meie oleme see nii-öelda juuretis, mis on pandud siia Mustamäele, siis lõpuks kogu see Mustamäe peaks olema hapnenud. Amen. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui meid on pandud siia Mustamäele praegu, ma usun, et see on põhjusega, miks Jumal on pannud meid just siia. Praegu me oleme siin ja Jumal tahab, et see ala siin, et see linn siin saaks muudetud Jumala kuningriigi poolt, mis on meie sees. Aga see ei saa muudetud, kui meie ei tee midagi selleks. Kui me lihtsalt vaatame väljapoole, et kes tuleb, kus tuleb, äkki keegi tuleb, äkki kuskilt tuleb Jumala liikumine. See on meie sees. Meie peame välja astuma. Meie peame rääkima Jumala sõna, kuulutama Jumala sõna. Jeesus kuulutas samuti, et Jumala kuningriik on tulnud. Meie peame ka minema välja ja kuulutama, et Jumala kuningriik on tulnud, et Jeesus tahab teid päästa. Jeesus tahab teile patud andeks anda. Ja me oleme näinud seda, kuidas ütleme nii, et see haputaigen on hakanud tööd tegema siin lähipiirkonnas, kus me oleme kuulutanud. Ja reaalselt nende nädalate ja kuude jooksul inimeste südamed on muutunud ja me oleme näinud seda ja mäletame, kuidas esimestel nädalatel, võib-olla septembris oli raske ja oli süke, et enamus vestlused olid väga lühikesed. Said öelda, et Jumal armastab sind ja inimene läks mööda. Aga nüüd me saame aina rohkem ja rohkem. Leiame inimesi, kes on valmis ja kelle südamed on avatud. Sellepärast, et me oleme külvanud Jumala sõna, sest et Jumala sõna on nagu see vasar, mis on teinud tööd inimeste südametes. Ja see kivisüda on hakanud murduma aina rohkem. Amen. Ma tahan siia lõppu veel ühe huvitava näite tuua Piiblist, kus me näeme, kuidas Jeesus kasutab seda sama printsiipi. Vaatame Markuse 5. peatükki. Markuse 5 ja 19. Nüüd, siin on see lugu, me ilmselt teame seda, kus Jeesus tuleb teisele poole merd ja see on siis Gerasalaste maale. Ja seal oli üks mees, kes oli kurjadest vaimudest vaevatud. Piibel ütleb, et see kuri vaim isegi ütles, et ta nimi on Leegion. Ja see tähendab tegelikult seda, et seal oli tuhandeid kurja vaime tema sees. Sest Leegion räägib nagu ühest siis nagu armee suurusest tegelikult, ja mis tähendab tuhandeid inimesi. Ja Jeesus ajas need vaimud välja sigadesse, eks ju. Ja need sead jooksid sealt kalju pealt merre. Ja see näitab lihtsalt kuradi iseloomu. Aga mis siin lõpus juhtub on, kui me loeme Markuse 5. peatükk 19. salm, aga tema ei lubanud seda talle mitte, vaid ütles talle, mine koju omaste juurde ja teata neile, mis suuri asju Issand sulle on teinud ja kuidas ta sinu peale on halastanud. Ja ta läks ära ja hakkas Dekaapolis kuulutama, mis suuri asju Jeesus temale oli teinud ja kõik panid seda imeks. Me näeme, et see seestunu sai vabaks, eks ju, kurjadest vaimudest. Ja nüüd Jeesus ütleb talle, mine oma kodulinna ja hakka kuulutama seda, mis Jeesus on sulle teinud. Nüüd vaatame korra 17 salm ka. Ja inimesed hakkasid teda paluma, et ta nende maa-alalt ära läheks. Nüüd need on siis inimesed palusid, et Jeesuselt, et ta läheks ära. Oled sa kellelegi kuulutanud ja ta on öelnud sulle, et jäta mind rahule. Eks ju, on olnud olukordi. Eelmine kord oli üks mees vihastus päris kõvasti meie peale. Ja vahest inimesed ütlevad, et jäta mind rahule. Ma ei taha sellest kuulda. Siin samamoodi need inimesed ütlesid Jeesusele, et mine ära. Me ei taha sind siia. Ja nüüd jäta meelde, see oli Dekaapolise linn, eks ju. Ja nüüd see mees, kes sai vabaks, läks sellesse samasse linna kuulutama ja ta rääkis Jeesusest, ta rääkis sellest, mis Jeesus oli temale teinud. Nüüd, kui me pöörame lehte, vaatame Markuse 7. peatükki, paar lehte edasi ja Markuse 7:31. Nüüd 31. Ja kui ta jälle läks välja Tüürosa aladelt, tuli ta Siidoni kaudu Galilea mere äärde Dekaapoli alade keskkohale
nüüd see sama linn, eks ju, Dekaapoli alade. Ja ta juurde toodi kurt, kellel oli kidakeel ja paluti teda, et ta paneks oma käe tema peale. Nüüd järelikult, mis oli juhtunud? Keegi oli kuulnud Jeesusest ja keegi nüüd kuulis, et Jeesus tuleb siia. Ja nüüd tema juurde toodi kurt. Kujutad sa ette, et sa kõnnid siin tänavate peal ja keegi jookseb su juurde. Ütleb, et ma olen näinud, et sa oled kuulutanud Jeesusest. Ma olen kuulnud, et sa oled palunud haigete eest ja nad on saanud terveks. Mul on vaja terveks saada. Mul on vaja Jeesust. See oli see, mis juhtus siin Jeesusega. Tema juurde toodi kurt ja öeldi, et palun tee ta terveks. See sama linn, kes viskas ta enne välja. Nüüd, kuidas siuke muutus toimus? Miks siuke muutus toimus? Sest et see mees, kes oli seestunud ja sai vabaks, ta kuulutas. See linn, kes alguses oli justkui nii kõva südamega, et ta viskas Jeesus oma linnast välja. Ta ei tahtnud evangeeliumi kuulda. Nüüd see linn, see hakkas murduma. See kivine süda hakkas murduma, sest et sõna oli kuulutatud välja. Ja nüüd tema juurde toodi kurt, eks ju. Ja nüüd huvitav vaatame Matteuse 15. peatükki. Matteuse 15 ja 29 salm. Ja Jeesus läks sealt ära ja tuli Galilea mere äärde. Nüüd see on tegelikult sama ala. Seal oli samamoodi Tüürose juurde Galilea mere äärde. See on seal Dekaapolise lähedal. Ja ta läks mäele ja istus sinna ja tema juurde tuli palju rahvast, tuues enesega ühes jalutumaid, vigaseid, pimedaid, keeletumaid ja palju teisi. Ja nad heitsid need tema jalge ette ja ta tegi nad terveks, nii et rahvas pani imeks, näheks keeletumaid rääkivad, vigased olevat terved, jalutumad käivad ja pimedaid nägevad ja nad andsid au Iisraeli Jumalale. Ja siis siit edasi läheb 4000 mehe söötmine. Siin oli see, kus Jeesus õpetas neid mitu päeva järjest. Nii et need samad inimesed seal Dekaapolises, kes olid alguses nii kivise südamega, et nad viskasid Jeesus oma linnast välja. Nüüd selle tulemusena, et neile kuulutati Jumala sõna. Kui sa märkasid, siis tegelikult selles eelmises loos, kus see kurt toodi Jeesuse juurde ja ta sai terveks, siis see kurt läks samamoodi või kes ta oli pime ja keeletu või? Ei mäletagi enam. Või oli kurt? Ja. Et tema läks samamoodi sinna linna ja hakkas jälle rääkima Jeesusest. Ja nüüd siin me näeme seda vilja, kus Jeesuse juurde tuuakse palju vigaseid, palju ja palju inimesi toodi tema juurde ja ta tegi nad terveks. Nii et kui me võtame nagu seda linna justkui ühe tervikuna, siis selle linna kivine süda muutus pehmeks ja nüüd nad tõid palju inimesi Jeesuse juurde. Nii et, aga mis selle linna muutis? Jumala sõna. Selle linna muutis see, et kuulutati Jumala sõna ja see Jumala sõna vasar tegi tööd selle linna südame juures. Ja see murdus, kuni lõpuks see oli täiesti lahti murtud. Ja seal oli üks pehme süda, mis oli valmis võtma Jeesust vastu. Ja nüüd paljud inimesed tulid Jeesuse juurde. Nii et ma usun seda, et aina rohkem, kui me kuulutame Jumala sõna, siis ühel hetkel inimesed hakkavad ise tulema siia kogudusse, hakkavad ise tulema meie juurde. Ja ma olen näinud seda tänavate peal, mäletan Võrus ükskord kuulutasin ühele grupile noortele ja kuulutan teile evangeeliumi ja üks kutt nendest, seal oli vist neli noort meest ja üks nendest võttis Jeesuse vastu oma südamesse. Ma palvetasin temaga päästepalve ja teised 3 vaatasid pealt samal ajal. Ja nüüd ma läksin ära ja ma kõndisin vist mingi oma 500 meetri kaugusele juba ja ma näen, üks nendest kuttidest jookseb mulle järgi. ja see oli see, kes lihtsalt vaatas kõrvalt, ta ei teinud päästepalvet. Ja ta tuli minu juurde ja ta hakkas lihtsalt rääkima mulle oma elust, millest ta on läbi läinud. Sain palvetada tema eest. Ta ei olnud veel valmis Jeesust vastu võtma, aga midagi tema südames tegi tööd. Ja ma usun, et samamoodi inimesed hakkavad ise meile järgi jooksma. Praegu on see aeg, kus me peame natuke läbi pressima ja natuke tegema tööd ja lihtsalt kuulutama Jumala sõna. Aga ühel hetkel see hakkab niimoodi murduma, kus inimesed ise hakkavad kogudusse jooksma. Inimesed ise hakkavad kogudusse tulema. Sest et nad mõistavad, et nad vajavad Jeesust. Ja see kivine süda on murtud Jumala sõna pärast. Amen.
tänu Jumalale. Isa, me täname sind sinu sõna eest. Me täname sind, Isa, et sinu sõna on nagu vasar, mis murrab kalju, mis murrab selle kivise südame. Ja Jumal, ma palun, et sa annaksid meile kannatlikkust, et sa annaksid meile jõudu, et sa annaksid meile julgust, et kuulutada sinu sõna, sinu püha vaimu väega, et nende inimeste südamed, need kivised südamed saaksid murtud sinu sõna poolt ja et need pehmed südamed tuleksid esile, mis võtavad sinu vastu, issand. Jumal, las sinu püha vaim kinnitada sinu sõna tunnustähtede imedega. Isa, me täname, aina rohkem saab tunnustähte imesid toimuva. Kus iganes me kuulutame, Isa, et püha vaim saab liikuma, et inimesed saavad terveks ja vabaks ja täidetud sinu püha vaimu väega. Nad saavad kogema sinu rahu. Isa, isegi kui me lihtsalt kuulutame sinu sõna, nad saavad kogema sinu rahu, sinu ligiolu seal samas tänavate peal. Isa, me täname sind selle eest, et sinu sõna teeb tööd, et sinu sõna teeb tööd selles linna osas. Sinu sõna teeb tööd selles linnas ja selles riigis. Isa, me täname, et see kivine süda saab murtud sinu sõna poolt. Isa, me täname, et lõikus on valmis. Lõikus on valmis lõikamiseks ja Jumal, meie lähme välja ja me lõikame seda lõikust. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluja, et põllud on valged lõikuseks. Ja me saame julgusega välja minna ja lõigata seda lõikust. Halleluja. Amen. Amen. Tänaseks lõpetame. Aitäh kõigile tulemast ja näeme laupäeval.